Janari, tagasi väljakul, kuidas tunne oli? Hea tunne selles mõttes, et sai natukene korvpalli ka mängitud, et eile tegin esimese nii-öelda trenni meeskonnaga kaasa, et veidikene kohmet olin seal, aga kohmakas, aga samas oli hea tunne. Aga oled sa nüüd, ilmselgelt vormi mõttes 100% ei ole, aga oled sa selle vigastuse mõttes nüüd 100% valmis või see oli ikkagi rohkem selline sundkäik? Ei, ta ei olnud sundkäik selles mõttes. Tundsin ennast juba siin viimased päevad paremini ja nii-öelda vigastus on enamjaolt ära paranenud ja korras, et siin natukene mängin ja proovin. Tundub, et sinu tulek andis võistkonnale tiivad, et kaaslased kas siis said sellist head enesekindlust sellest juurde, et küll see Janari sealt ründelaost need pallid ära toob, kui me mööda viskame või igatahes kuidagi toimis teil see asi täna päris hästi? No ma loodan, et ma mõjun sellisena meeskonnale, et kindlasti neil oli ka hea meel, nii vähemalt nad mulle mainisid, aga jah, ma arvan, et see meeskondlik häälestus oli nagu minu arust paigas juba siin mitu päeva, et tulime sellele mängule kenasti vastu. Kas tegite ka mingid konkreetsed korrektuurid nüüd pärast seda teist mängu Pärnus, mille läbi raskuste võitsite või Pärnu hakkab vaikselt väsima? No eks ikka mingid korrektuurid ju tegime, et kindlasti pidime nagu lauas veel kõvemad olema ja eks me pidime rohkem nagu pingutama, et ja ei oleks niisugust pusimist nagu varasemad 2 mängu. Samas olgugi, et väga hea esimene poolaeg, siis päris nii-öelda rusikaga vastu rinda ei saa taguda. Teisel poolel vaid 24 punkti, Pärnu võidab teise poole. Olgugi, et mäng oli tehtud, siis tegelikult tuleb ikkagi esmaspäeval olla jälle maksimaalselt valmis. No kindlasti. Nüüd üks mängupäeva veel meil kätte saada ja ma arvan, et me oleme sellele mängule nagu häälestatud peale. No näed, sa pärast täna seda väga head esimest poolega veel kohti, kust juurde panna? No viska taba ausalt siis. Eks ei selles mõttes, jah, meil oli meeskonna vaim oli väga paigas täna ja kõik nagu tahtsid ja esimene poolaeg tuligi selle pealt hästi välja ja teine poolaeg siis nii-öelda võib-olla lasime lõdvaks, ei oleks tohtinud, aga läks seekord nii ja saime võidu kätte. Nii et see minu selja taga olev karikas tuli nüüd ühe võidu kaugusele ja oled ikkagi veendumusel, et küll võõral väljakul tõstate selle esmaspäeval pea kohale? No me peame nii arvama jah ja eks me tuleb nüüd 2 päeva on aega mänguni, et tuleb homme üks trenn ära teha ja ülehomseks valmis olla ja ma arvan, et tuleb kõva mäng, et neil on nüüd selg vastu seina rohkem kui meil, et nad kindlasti tulevad täiega panema ja kerget midagi ei tule. Olgu Janari, palju õnne ja edu siis juba esmaspäeva. Aitäh!